This meeting is being recorded. Nii, ja tundub, et tehnika on meid taas kord aidanud ja kohe jõuame otse eetrisse. Ja tänaseks külaliseks on Hendrik Jaanre, keda mina tunnen, no tegelikult ma ei tunnegi. Ma nägin teda turunduskonverentsil ja ta rääkis seal nii, kuidas ma ütlen, ta rääkis nii hästi, et mulle tundus, et seda võiks Most Ärikooli õpilaste ja kõikide meie kuulajate ja fännidega ka jagada. Ja mina olen siin umbes üks kord nädalas endast rääkinud, et Hendrikust ma tean nii palju, et ta varem oli digiagentuuris loovjuht. Paranda mind, kui see nii ei olnud. Jah, ütleme täitsa reklaami- või turundusagentuuris olin digilahenduste loovjuht ja niipidi öelda isegi. Ja tänaseks oled liikunud hoopiski nagu riigisektorisse, et ma usun, et võib-olla on kuulajatel põnev natukene kuulata sellest karjäärist, et mis sa enne oled teinud ja kuhu sa nüüd oled sattunud ja mida sa teed praegu igapäevaseks tööks. Et minule tundub, et see on kuidas ma ütlen, yin ja yang, et sama asja kaks erinevat poolt. No jah, kui kaugelt sa nüüd tahad, et ma pihta hakkaksin, eks ole, oma sellest karjäärist rääkima, et kui me päris kaugele läheme, siis ma olen kahekordse kutseharidusega ehitajast vanglaametnik, kes on töötanud kaitseväes ja vahepeal ka jäätisautojuhina. Aga ütleme siis selle eriala peale võib-olla sattusingi sellise mitmekülgselt andetu loovinimesena, kellel oli vaja kohta leida ja reklaamiagentuuris just oli mind vaja, et võib-olla oskasin kirjutada, juttu rääkida ja rumalaid asju välja mõelda ja siis reklaami eriala mind tõmbas. Ja jah, Tallinna Ülikool kasvatas minust siis sellise professionaalse inimese välja ja La Ecuador võttis mind üsna varakult enda sekka, et 3 aastat sain siis seal tegutseda. Copywriteri, ideekirjutaja, veebiarendaja, ma ei tea, kõik asjad, hunt kõimsil kahvatus minu kõrval. Aga see lõpuks viis selleni, et hakkasin juhtima seda digisuunda seal La Ecuadoris. Ja jah, et 3 aastat siis kokku ja siis tekkis selline tunne, et ükskõik kui heas restoranis sa parasjagu ei ole, ükskõik kui head toitu sa parasjagu on näost sisse ja siis lõpuks saab ikka kõht täis. Ja minul see reklaamialast kõht täis ja otsustasin minna tagasi oma avaliku sektori juurte juurde, küll siis seekord mitte käiseid üles keerates kuskile põllu peale, vaid jah, Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooni digipoolt siis vedama. Selline hästi pikk lause oli. Ma usun, et see oli selline liitlause ja võib-olla isegi lausa punktid olid vahel, et koos mitmest lausest. Et selles mõttes on põnev alati kuulata, et kes mida on teinud. Et enamus inimesi ei tea ka minu tausta väga palju kaugemale kui 15 aastat, et umbes selle aja ma olen olnud turunduses, et erinevates rollides, et Eestis ja Soomes. Ja võib-olla suurema poole pealt on sellised mitmesaja inimesega ettevõtted a la Ergo ja Olerex ja teiselt poolt on sellised 20 inimesega ettevõtted. Most on seal kuskil vahepeal oma umbes 60 töötajaga läbi mitme riigi, eks. Aga nii lahe, et sa rääkisid, mis asi, et jäätisautojuht ja vanglaametnik ja kõik selline, mida ei oska oodata, et kunagi päris varases nooruses olen ma kõigest põnevaid asju teinud. Siis oli selline asi sisevalveteenistus, mis tähendas sisuliselt turvameest, kes käis istus mingisuguses putkas, korjas võtmed kokku, eks ole, ja vaatas, et kaabakad majja ei tule. Ja olnud politseiautojuht ja samamoodi, et mitmekülgselt andetu inimesena ma otsustasin, et kõige paremini on minus arenenud selline kunsti või disaini ja see vaim ja astusin EKA-sse ja täitsa edukalt ja disainerina sealt lõpetasin. EKA-haridus on olnud ka päris hea ja mitmekülgne hüppelaud, andes hästi, kuidas ma ütlen, hästi laia kultuuri ja maailmapildi. Et sealt pealt on hea edasi liikuda. Turundus ja disain ei ole nüüd väga kauged üksteisest, eks. Ei ole kindlasti. Väga lahe. Aga ma tegelikult, kui ma seda saadet ette valmistasin, siis ma valmistasin seda rohkem ette sellise digikampaaniate planeerimise ja seadistamise ja selle poolena. Ja kuna sa seda kindlasti oled teinud, eks ole, agentuuri poole pealt, et võtame siis sinu seda eelmist ametit natukene põhjalikumat ja võib-olla tänast nii väga mitte sügavuti, eks. Et iga ettevõttel on
mingid, eks ole, erinevad kasvufaasid ja erinevad tempod ja noh, kui on päris pisikene, et siis üldiselt omanik üritab kõik asjad ära teha, et esimesena palkab raamatupidaja, sest see läheb keeruliseks ja seal on vastutuseks. Et kui sul mingi riigimaks on valesti arvutatud, siis sina võid ju ringkummis öelda, et mina paremini ei osanud, aga riik nõuab sulle sealt koos viivistega sisse. Aga noh, ühel hetkel võetakse, eks ole, turundaja ja ühel hetkel hakkab see asi nagu, noh, kui ettevõtte on edukas, ta muudkui kasvab ja kasvab, eks ole, et mis hetk on nagu see, kui ettevõte peaks nagu digiplaneerimist või noh, digikampaaniate planeerimise ja seadistamise ja noh, kogu selle poole, mis puudutab nagu digitaalset turundust või digitaalset reklaami, et andma üle kuskile väljapoole ehk agentuuri. Ja mis siis agentuur annab, nagu mis eelise ta annab võrreldes ise tegemisega? Jah, see on selline nii-öelda mahtude küsimus, et võib-olla siis, kui võtta see majasisene turundaja, kes peaks nende kõikide asjadega hakkama saama ja kui ta mingil hetkel ütleb, et kuule, et ma ei jõua või ma ei saa või ma ei jaksa või on näha nagu seda, et neid, noh, hästi lihtne on lükata mingisuguseid ülesandeid ühe inimese peale, kes nagu justkui peaks mõistma neid ja võib-olla sellise digi- ja turunduskauge inimesena tihti ettevõtjad, juhid ei saa nagu aru sellest koormusest. Et võib-olla see disainerina oled seda kogenud, et sulle öeldakse, et no tee ruttu mingi logo, viska valmis, vaata pohhu, vaata, et mul on lihtsalt midagi lihtsalt vaja, noh, 12 eurot äkki teeme ära. Aga reaalsuses läheb sinna taha väga suur ettevalmistus, väga suur mõttetöö, mis puudutab noh, mitte ainult visuaalset poolt, vaid ka nagu seda strateegiat, seda planeerimist, et selle jaoks, et seda hästi teha, selle jaoks on vaja välja õppinud inimesi ja kogenud inimesi eelkõige. Et plätserdada oskame kõik, untsu keerata seda samuti isegi paljud rohkemat, aga et seda hästi teha, et siis see ongi see koht, kus tuleb nagu mõelda selle digiagentuuri kaasamiseni. Et see ei tähenda nüüd seda, et digiagentuur tuleb, teeb kõik asjad ära, aga ta aitab kas või näiteks mingid osad valmis mõelda, et majasiseselt saab ettevõtte ise hakkama nendega või siis pakub mingit teatavat tugiteenust või siis, noh, kui on nagu suuremat sorti kampaania ettevõtmine, siis jumala eest teeb kõik asjad ära. Et see, noh, tuleb nagu kuulata nagu seda majasisest häält ka, et kui sa palkad omal mingi spetsialistid, siis tuleks tema nagu sõnu kuulda võtta, ütleme niimoodi. Et muidu on hea võimalus näha, kuidas see spetsialist tuleb läbi ja saab hakata uut spetsialisti otsima, et seal võib tulla umbes 4-kuune auk, eks. Just. Ega see uus spetsialist hüppab laua taha, aga ega ta esimene päev kohe ei tooda nagu pagar saiu edasi, et seal läheb natuke sisseelamisaega. Ja noh, et lihtsalt nagu täiendaks seda ka, et me ei saa olla igal alal spetsialistid, et me saame teada, tänapäeva digimaailmas veel eriti. Nagu mul hakkab pea ringi käima, kui ma mõtlen kõikide nende suurte muudatuste peale, mis on siin viimase aasta jooksul digis toimunud, ühes kanalis, näiteks Facebookis, panen Google sinna juurde, siis mõtlen kõik need muud asjad ka. Issand jumal, see on müstika, et ühelt inimeselt seda oodata on täiesti lubamatu ja natukene õel isegi. No selles mõttes ma muidugi jälle toetan seda, et teatud mahuni see üks inimene saab hakkama, ja nagu sa ütled, et kui hakkab tulema sellist nagu märke, et on rahulolematus ja et kas võtame inimese juurde või tuuname mingi mahu välja, et siis seda oleks nagu mõistlik kuulata, et tegelikult see sama inimene, kes turundust teeb, tunneb seda kõige nagu selgemalt oma naha peal, et millal enam 7 päevast nädalas ja 8 tunnist tööpäevadel ei piisa, eks. Aga kui me nagu võtame niipidi, et noh, et digikanalid on reeglina kõige lihtsamad või kõige odavamad ja ka kõige kiiremad alluvad muutustele, eks ole, et kui sa ikkagi autori käima paned, siis sa selle kuu aega ka vaatad sõltumata sellest, kas tulemus tuleb või ei tule, et sa lihtsalt elad selle üle ja kui sa saad nüpeldada kuskil Facebooki disainerite ja turundusgruppides, siis pole midagi teha, tuleb selg sirgu lüüa ja öelda, et miks sa niimoodi oled teinud oma kampaania. Aga kui me räägime nagu digi ja sellisest traditsioonilisest turunduskanalist, et võtame seal press, autor, ringhääling ja nii edasi, eks ole, et kus on nagu aeglased reaktsiooniajad, kallimad hinnad ja kõik see muu, eks ole, et kas seda peaks digiga hoidma sünkroonis ehk kõik visuaalid, sõnumid ja kõik asi peaks olema sünkroonis või võib neid või oleks mingisugusel hetkel näiteks otstarbekas isegi hoida neid sõnumeid eraldi, näiteks autori mingi lokatsioonipõhisena rohkem, digis võib-olla otse, ma ei tea, call to action'eid, eks ole, et digisse ostma on kõige lühem tee ja siis näiteks, ma ei tea, kasutama raadiot võib-olla hoopis, pakun huupi, eks.
hoopis mingisuguse mainekujundusliku elemendina, et su ettevõtte imagot ja kuvandit nagu taguda seal taga, eks ole, et sina kui agentuuri poole peal olnud, et agentuur teeb ju kõike, et kuigi sina seal juhtisid digilõiku, siis üldine strateegia ju agentuuri poole pealt oli, ja nüüd on see koht, kus sa saad öelda, et kuidas see oli. Eks see sõltubki, tuleme jälle nende eesmärkide juurde tagasi, et mida me nagu soovime saada. Et kindlasti ma ei soovita teha sellist kampaaniat, kus siis nagu ühest küljest võib-olla tegeletakse selle brändi ja imagoloomega ja siis teisest küljest üritatakse inimesi näiteks poodi kutsuda või mingit konkreetset toodet. Et see natukene võib-olla saadab selliseid pisut segaseid signaale. Küll aga on väga hea siduda neid erinevaid elemente traditsioonilist ja digi omavahel ja siis vastavalt eelarvele ka nagu seda siis nii-öelda kampaania perioodiga saab mängida niimoodi, et näiteks üks väike nõks, mida ma tean, et saab kasutada, on teatud välipinnad, mis teatud piirkondades, mis kampaania saab läbi, aga ülejäänud kleebitakse alles näide 3 kuu pärast, sellepärast keegi teine sinna ei tõmba seda tähelepanu, keegi teine ei osta seda pinda. Et siis see on üks trikk, millega saab. Samamoodi need nii-öelda muud kanalid, raadiod ja asjad, et neid saab kasutada nagu kampaaniaperioodi pikendamiseks üsna odaval viisil, ütleme odavalt siis eelarve või kuluefektiivsel viisil, et võib-olla natuke meelde tuletada neid asju. Kõik sõltub eesmärkidest ja kuidas seda kampaaniat nagu üles ehitada ja mis see nagu tähtis on, et kui nagu tahta inimene üle küllata või külvata selle sõnumiga, siis kõik hästi palju ühel ajal sobib. et vahepeal siin iga 2 nädala tagant ma saan oksendamiseni ka raudteed. Ja meeldib see mulle mitte, ma olen ise neid klippe teinud, kokku lõiganud, värvinud, aga mulle jäävad need meelde ka lõpuks, tuttavatel jäävad meelde, et see selles mõttes nagu meeldejäävuse mõttes toimib. Jah, kokkuvõttes jah, et ühendage neid kanaleid, et väga lihtne on seda teha. Panna mingi kõll, ma ei tea, praegu off-the-top ma mõtlesin selle peale, et kui tore oleks raadios mingi ülitüütu kõll sisse laulda, mingisugused meeldejäävad sõnad ja siis lihtsalt autoori kleepida need samad sõnad ja vaadata, kas inimestel hakkab see laul peas kummitama näiteks. See RDE laul, see võiks vabalt olla siin kuskil prügikasside peal klikitud või liimitud ja ma arvan, et see tõmbaks kohe käima nagu mingisuguse sellise ajuosa, eks ole. Sealt saab veel, eks ole, QR-koodiga edasi suunata, et kui inimesed piisavalt usaldavad seda ettevõtet, et seda QR-koodi skännida. Et Olerex kunagi tegi laste menüü, kus oli ka laulus oli mingi om-nom-nom-nom, eks ole, ja see pehmelt öeldes oli siuke ajuust, mis ajas mao tagurpidi, aga mida ei saanud nagu endal meelest ära ja siis samal ajal oli autor ja nende laste einete müük kasvas hüppeliselt, et kuigi see reklaam tundus, eks ole, et teda tuli uksest ja aknast igalt poolt, et teda oli nagu väga palju, aga ta toimis. Et ma küsin nagu niipidi, et vaata on erinevaid teooriaid, et mitu korda inimene peab nägema reklaami selleks, et ta lõpuks langetaks mingisuguse otsuse või et ta reageeriks kuidagi, et ilmselge, et kui sulle visatakse ükskord midagi ette, et okei, nägin, kõik läks, mulle tuleb päevast 1000 sõnumeid ja õhtuks mul ei ole enam õrna aimugi, kes ja mida mulle on öelnud, et seda ostuotsust ei tule tegelikult niimoodi kohe. Et mis nagu sinu selline praktika või õpetus ütleb, et mitu korda peab inimesele ühte asja näitama või rääkima enne, kui ta reageerib? Kooliajast ma mäletan, et äkki oli see 7 korda ühe reklaami näitamist, mis nagu mõjub, et mis on nagu selline optimaalne piir. Aga sellest ajast, kui need teadmised on kirja pandud, kindlasti on asjad muutunud, tähelepanu majandus on sellisesse staadiumisse jõudnud, kus nagu iga asi sinu elus tahab sul killukest tähelepanu saada. Ja seetõttu on ka nagu see tähelepanu püüdmine palju keerulisem, et siin ei tasu, ütleme siis, minu lähenemine võiks olla, ongi see sihtgruppide segmenteerimine ja leida need õiged inimesed, kellele õigel moel seda asja näidata. Siin on nagu digiväljundid on kõige paremad kindlasti. Muidugi töötavad ka välipinnad kindlates piirkondades, et see tulebki läbi töötada strateegia mõttes. Ja vaadata ka nagu, kuidas meediat võib-olla müüakse, et nii-öelda siis, kui ettevõte eraldi tellib omale mingisuguse kampaania jaoks meediat, siis seal tasub väga tähelepanelik olla selles, et kuidas sulle neid kontaktide arve müüakse. Et paljud
panevadki selle massi peale, et me lükkame, piltlikult öeldes me paneme hobujaama peatusesse ühe posteri üles ja no jumala eest, sa saad seal nädala ajaga saad mitusada tuhat silmapaari. Kas need on need, mis silmapaarid, mida sul on vaja ja kas see jääb tegelikkuses meelde, et on palju selliseid põnevamaid lahendusi inimesi kätte saada. Jah, ma natuke läksin rämblima edasi, et kui vastasin su küsimusele, siis võid öelda, kui ei vastanud, siis küsi uuesti. Ma arvan, et sellised natukene, nagu kuidas ma ütlen, et eks need kõik meie nagu laivid on natukene nagu vaimsed rännakud, et meil ei ole ju sisu täpselt ette kirjutatud, et on küll mingisugune draft, mida mööda me liigume, aga väga raske on nagu öelda, et kui sa kõrvale kaldud, sest meil ei ole seda kokkulepet, mis on täpne tulemus. Aga mis juhib mind nagu järgmise võib-olla siukse nagu küsimuseni, et kui me lähme digisse, eks ole, et kõik vaata need kontaktid ja autorid ja neid müüakse sulle nagu nägijate arvu järgi, eks. Aga digikampaaniaid on nagu väga hea mõõta, et seal on hästi palju erinevaid asju, mida sa saad mõõta, et nägemise mõõtmine on nagu kõige lahjem tase. Et mis nagu sinu hinnangul teeb heast digikampaaniast hea digikampaania, mida sa nagu soovitaks mõõta, et mida nagu võtta selle hinnangule aluseks? Jah, siin ongi see, et eesmärk on, et kui te tahate midagi müüa, siis müügi kasv on või siis mingisuguse etappi jõudmise kasv, nagu see väga lihtsalt öeldes, et kui me teeme Google'i reklaami ja mis viib siis inimest tooteni, ma ei tea, pesupulber tosija, ja neid on vaja siis müüa, eks ole, hirmus palju. Et kui me näeme, et see kanal nagu töötab, müügid tõusevad läbi selle kanali, et siis me saame ju selle teada. Aga et digikampaanias on, eks ole, need võimekused väga hästi olemas ja saad ise nagu seda lõpptulemust siis vastavalt oma soovidele seadistada. Et ma ei oskagi nagu kuidagi siit edasi minna. Tuleks võib-olla mõelda selle peale, isegi mitte nagu mõõtmise ja selle müügi saavutamise peale, vaid et nagu sellist pikaajalisemat kasu, kuidas oleks võimalik teenida või välja nagu kasvatada sellest, mitte ainult müügi mõttes, vaid et need digikontaktid, kes sul on, et nad jääksid su digikontaktideks, et sa saad nende poole hiljem ka pöörduda. Et kes on nendest nullist koolitustel käinud, ma arvan, et teil ka sellest räägitakse väga palju, et digikeskpunktiks on tihtipeale peaks olema ettevõtetel ikkagi koduleht ja oma sellised kanalid, oma kanali kliendibaasi kasvatamine, otsekontaktid. Et kui tänapäeval toimub, on emaili turunduse return of või ROI on siis, eks ole, 20 korda. Keskmiselt on selline ROI, et siis selle väärtus peab nagu hoomama ja aru saama sellest. Ja kogu see digistrateegia tuleks ikkagi ehitada selle ümber, et me saame oma kanalitele võimalikult palju väärtust juurde ja selle kõrvalt ka näiteks müüa midagi. Sest see nagu mingisuguste kolmandate kanalite kasutamine on tegelikult selline lühiajaline võit. Et pikas strateegias peaks see sisse kirjutatud olema ikkagi, et oma kanalite tugevdamine ja siis selle kõrvalt siis muude kanalite kasutamine. Et nüüd me nagu käsitlesime seda poolt, et mis nagu teeb heast kampaaniast hea, aga seal on ju vastandid ka, eks. Et igale heale on nagu, kuidas ma ütlen, et mitte nii edukad kampaaniad, et kas seal on mingisugune asi, mis nagu joonistub välja tüüpveana, et mida sa oled nagu oma elus näinud, et kui niimoodi tehakse, et siis tavaliselt ei toimi või et see kampaania nagu ei anna kas tulemust või jookseb umbe või jooksevad kliendid laiali? Jah, ütleme omast kogemust võib-olla kõige rohkem on tulnud seda, et kui võib-olla kliendid on ka küsinud, et need mingi varasem kampaania neil ei ole toiminud, nad on näidanud mulle seda. Ma olen võib-olla isegi kokku sattunud sellega digis ja on väga selgelt see müügitunneli katkemine mingisuguses faasis, et sa justkui paned omale selle bänneri või räägime praegu siis bännerist või mingisuguse klipi üles, ma klikkan sinna peale ja siis ma ei saa tegelikult aru, mida sa must tahad. Et see viib mind kuhugi välja ja see mind ärritab. Mind terve elu on ärritanud sellised asjad, et sa nagu, hea küll, ma tulen, ma tahan sulle isegi raha anda, jumal äge on, aga fuck, ma ei saa ja neid on nii palju neid olukordi ja suurte ettevõtete puhul,
kellel on in-house, kellel on mingid partnerid ja tehakse selliseid uskumatult amatöörlikke vigu. Ja siis nagu mind nagu sellise professionaalina ja tavainimesel nagu jumala kätte tõmbavad, et see müügitunneli katkemine jah, et kui reklaamid, et seesama tosi ja pesupulber, ma klikkan selle peale ja ma ei saa seal järgmisel sammul osta seda, et see räägib teie ettevõtte ajaloost või millestki kolmandast, ma ei tea, autorehve müüakse samal lehel ja siis näidatakse mul neid, et siis need on nagu need kõige suuremad vead. Muud asjad on sellised välja lihvitavad ja mis puudutab mingit audiovisuaalset sisu või kas see kellelegi meeldib, see on nagu täiesti ükskõik, et väga hea, kui sinna Facebooki reklaamifännide gruppi postitatakse midagi põnevat, et see on väga hea. See ei ole mitte midagi halba kõikidel disaineritele ka lohutuseks. Et enam-vähem joonistub välja, et kõige suurem viga on, eks ole see, et sa ei räägi asjast sama keelt oma reklaamis ja võib-olla isegi ei ole maandumislehte lausa tehtud, eks. Et saadadki kuskile, ma ei tea, pealehele või siis kuskile lehele, kus ei ole isegi viitsitud kaupa välja filtreerida, et see jäetakse nagu tarbijale. Ma korra küsin nagu sellest samast seeriast veel ühe küsimuse, et vaata, osadel kaupadel on varieerimisvõimalused on hästi suured, eks ole, ja mina ei oska öelda, et kas siis tuleb nagu laiskus vastu või hirm tuleb vastu, et see asi on nagu kallis ka natukene ja kui nüüd veel mõne lisa külge paned, et siis see hind kasvab üle pea ja siis seda hinda ei panda välja, et pannakse nupp, et võtta meiega ühendust. Et minule tundub see nagu kõige kindlam viis oma lehe pealt inimesed lahkuma saada, et eriti siuke eestlase mentaliteet, et personaalne kontakt, võtta ühendust, siis ta hakkab mulle ju e-maile saatma ja tüütama mind, et ma ei taha seda. Et bounce rate peaks olema seal nagu üüratu. Jah, ma tean, et on teatud ettevõtted või teatud siis kaubandusliike, kus ei saagi võib-olla seda hinda välja panna, sa ei saa isegi mingit poolparki panna välja. Et ma ei tea, katusekatteid nagu pakkuva ettevõtte, et nüüd koroona ajal, siis kui see kuramuse laev oli risti ees ja see tekitas neil sellise, näiteks ongi selline konkreetne olukord, me ei saa hinda välja panna, sellepärast need muutuvad päevaga. See, mis me saame täna pakkuda, seda me ei saa homme enam pakkuda ja see tõmbab neil jumala süsteemi krussi. Muidugi seal oli, sellel kliendil oli natuke iganenud e-poe süsteem ka, aga on jah, selliseid asju, kus isegi kui sa paned mingi poolpark hinna välja, et maksab umbes nii palju ja võtke lähemalt ühendust, et siis klient võib jälle saada seal negatiivse kogemuse, et okei, kuule, ma kalkuleerisin kokku, mul ruuduhind ütleb, et võiks 2 tonni tulema, nüüd te ütlete, et mul on 3,5, mis nalja teete, te mõnitate. Et see on võib-olla selle, jah, see kontakt peaks olema piisavalt sõbralik või selline vastutulelik, et inimene oleks nõus küsima seda lisainfot. See nõuab muidugi suurt tööd ja see nõuab seda juba sellest vaatlusest, kes on sihtgrupp ja kuidas nende poole pöörduda ja siis mis kanal see kõige paremini oleks ja et see nõuab seda tööd. Päringu küsimine, kontakti küsimine iseenesest ei ole halb asi. Päringu küsimine on kindlasti halb asi, aga mulle tundub, vaata, et see on selline natuke nagu vorstiga tehing on ju, et jube raske on anda oma kui sa just ei tee spämmi jaoks eraldi e-maili, mida sa siis paugutadki igale poole, et kui keegi jääb sinna nagu rippu ja tüütama, et siis sa ei saa seda iga päev näha, et käid vahest nädalas korra võib-olla vaatad oma spämmikasti, eks. Aga ma ise olen nagu, kui ma kokku puutun selliste asjadega, ma lähen ju sinna millekski, eks, et ma olen klikanud seda võib-olla mitte ainult professionaalsest huvist, aga et mul päriselt ongi seda eset või teenust või mida iganes vaja. Ja ma ei saa nagu mitte õrna aimu, et pane mulle kas või välja, et hinnad alates ja kirjuta mulle siis punaselt boldiga, et eks ole, et see kõik sõltub ja et sõbralikult anna märku, et ma konsulteerin sind ja vaatame selle hinnaprotsessi läbi, on ju. Et see tehing oleks nagu kuidagi vorstiga, et mina annan sulle väga nagu tundlikku isiklikku infot, on ju, aga ma tahan nagu mingit kindlustunnet saada, milleks sa seda kasutad. Et see lihtsalt maanda kuhugi meilibaasi, on ju, põmm, et tehtud jälle, meilibaas kasvas nädalaga 200 klienti. See selgituse osakaal on väga oluline. See on selline, inimlikul tasandil on see juba, kui palju me päris elus inimestega suheldes eeldame, et nad mõistavad meid või neil on see sama informatsioon olemas või et saavad aru, et loomulikult me ei saa sulle ju seda hinda kohe siia välja panna, sest vaata, mingisugune paet on risti kuskil su SI kanalis ja kõik asjad seisavad. Et siis jah, et see on nagu selline võib-olla siis selline ettevõtlushariduse ja kommunikatsioonihariduse küsimus võib-olla, mida siin kindlasti uute põlvkondadega see nagu kasvab välja, eks ole. Et see on selline kasvuraskus, võiks öelda. Või loodetavasti.
vaata, sa enne nagu mainisid, et digimaailm on nagu tohutus muutumises, eks ole, ja tõid siin Google'it ja vist isegi Facebooki näiteks. Facebook on lausa nime muutnud, eks ole, ja on siin vist oma ärimudelit plaanib natukene muuta mängu kesksemaks. Aga kuidas sa ennast nagu selles, kuidas ma ütlen siis, muutuste keerises pidevalt nagu up to date hoiad? Ütleme, agentuuris oli see võlu, et agentuuri eelis on, et kuna seal on spetsialistid, kes tegelevad väga kindlalt oma teemaga, eks ole. Et mina ei pea teadma igapäevaseid muutusi, mis toimub Google'is, Facebookis ja mujal. Meil olid, või agent seal Ecuadoris siiamaani on spetsialistid, kes sellest nagu igapäevaselt nagu kinni haaravad. Loevadki erinevaid vastavaid portaale, hoiavad ennast kursis sellega. Et sellega saavad need spetsialistid, erialaspetsialistid just nagu hakkama, eks ole. Mina üritan ennast hoida kursis suurte võimalustega. Et see, kuidas mingisugune, ma ei tea, Facebooki seadistamine minu tulemuslikkusele mõju avaldab, sellele ma enam ei jõua nagu silma peal hoida. Ja tõenäosus on, et me liigume nagu teatud kanalite puhul juba sinnamaani. Vist hiljuti oli äkki seal tulis oli ka, või Best Marketingis oli artikkel, kus ühed inimesed rääkisid sellest, et tulevik digiturunduses on suuresti AI oma, eks ole. Facebook ka praegu ja juba ammusest ajast juba soovitab sulle, millal kõige parem aeg oleks inimestega ühendust võtta ja nii edasi. Et me liigume sinnamaale. Aga pigem on küsimus see, et kuidas me saame digimaailma ja pärismaailma endaga ühendada. Kuidas me saame siduda seda, et sinu mingisugune äge digikampaania jookseb hobujaamas seal selle LED-ekraani peal samaaegselt ja sa saad inimesi sealt hobujaama ristmikult ekraani peale vaatama panna ja siis selle peale kohe reageerima. Et kuidas me saame seda sama sisu interaktiivseks veel teha ja need võimalused võib-olla nagu kõige põletavamad. Ja siis selleks ongi hirmkallid maailmakuulsad erinevad väljaanded, hirmkallid Eesti väljaanded, mis kõnelevad uutest lahendustest ja eriala inimestega lihtsalt läbikäimine. Mulle meeldib, ma pean siinkohal välja tooma hästi JCDecaux ja Postimehe siis oma teenuse või siis reklaamiteenuste inimesi, kes ikka päris ägedaid asju ise pakuvad välja, käivad koolitamas ja fuck yes, niimoodi peabki. Tule mulle ukse taha, näita mulle, mis ma teha saan ja siis me saame koos teha neid asju. Tohutult tore on. Et see võib-olla jah, siis ütleme eriala inimestega suhtlemine kõige tipuks. Ilmselt see on mõistlik ja võib-olla see on ka jälle see nagu, kuidas ma ütlen, et kui me siin alguses korra puudutasime teemat, et millal nagu lõpetada kõikide asjade ise tegemine. Võib-olla siis, kui sa tunned, et mingi kanal hakkab sul üle pea kasvama iga kord, kuidas ma ütlen, et kulutad võib-olla tunde guugeldamiseks, et kuidas nüüd asjad käivad, et ilmselgelt enam ei toimi. Aga kui sa peaksid nagu, vaata inimestele meeldivad mingisugused näpunäited või punktid või et kus saab näpuga järge ajada ja siis öelda, et tahan teha digikampaaniat, et ega siis Mosta ärikoolist tuleb ka välja, eks ole, sotsiaalmeedia spetsialiste ja digiturundusjuhte. Ja loomulikult me õpetame neile kõike, aga ja iga loeng lõpeb väikese praktilise kodutööga, et me usume, et nagu kaldal ujuma ei õpita, eks ole, et kui sa oma käega läbi ei tee, et kui me räägime Google'i reklaamist, siis see Google'i reklaam tuleb ka seadistada kodutööna. Ja kui me räägime Facebooki sihitud reklaamist, siis täpselt sama jutt, eks ole, ja Facebooki postituse tüüpidest ja see kõik käib nii-öelda, eks ole, nagu hopp ja hoop on, ja. Aga ja need kõik inimesed on nõus nagu kuulama neid nõuandeid, sellepärast, et nemad teevadki digikampaaniaid päriselt, et see ongi nende töö, see on nende leib edaspidi ja võib-olla ka paljudel juba täna, eks. Et kui sa peaksid nagu andma 3 näpunäidet hea digikampaania planeerimisel, et mida siis sina niisuguse pika reklaamiagentuuri taustaga inimesena ütleks, et mis need 3 nagu sammu võiks olla? Üks asi on kindel, on selline eesmärgistamine, see strateegia pool. Et see suur plaan, esiteks, kuidas see kampaania ise peaks sinna suurde pilti mahtuma ja siis mida sellest kampaaniast nagu päris täpselt välja tahetakse saada ja joonistage see kasvõi paberi peale üles, võtke mingi märkmik ja pange see päriselt nagu kirjas, see, et Exceli tabelisse või Wordi sinna faili mingisugused asjad kirja pannakse. See ei anna nagu seda aru saama, et inimene ikkagi näeb pilti, mitte mingit üksikuid tekste. Ja siis hakake, mina teen niimoodi, et siis ma hakkan sealt nagu tagasi jooksma. Mul on siin mingisugune eesmärk, tahan seda saada, mis ma siis pean tegema ja ma põhimõtteliselt tõlgin selle digikeelde, et kui mul on vaja seda ühte müüki suurendada, siis
mis on need kanalid, mida ma selle jaoks kasutan. Kanalite juurde loon ka mingisugused sõnumid, mingid väljundid ja vaatan, et kuidas ma saan neid kanaleid omavahel kõige põneval moel nagu ühendada. Ja ütleme siis loeme need 2. Ja siis 3. on see, et ma nagu absoluutselt kõikide asjadega, milles ma tunnen, et ma olen nagu maha jäänud, siis ma lähen Google'isse ja vaatan, panen siis how to ja see on kullaauk lihtsalt sellepärast, et kasvavad teadmised nagu võimaluste kohta ja te võib-olla genereerite nende põhjal mingi uue väga põneva idee ja lahenduse, kuidas seda üles ehitada. Et kuidas omal käel teha mingisugust integreeritud digi või interaktiivset integreeritud digikampaaniat, et erinevate kanalite võtmes, kuidas kasutajad saavad ise või siis tarbijad saavad ise anda oma panuse selle kampaania toimimisse näiteks, et enne tõid välja QR-koodid ja asjad, et need võimalused on nii lihtsaks tehtud tänapäeval, et lihtsalt pulli pärast Google'dega. See nagu teinekord viib väga ägedate tulemusteni. Et sellist jah, ma tean, et nad on natukene suured, ütleme natuke mulli võis tunduda, et on siin sees, aga see on nagu minu lähtepunkt alati, sest iga kord, kui ma ka agentuuris töötades mingit asja alustasin, ma tundsin ennast jälle mingisuguse totaalse võhikuna. Ma töötasin mingisugused olulisemad asjad läbi, viisin end kurssi ja see andis väga sellise enesekindla baasi, mille põhjal nagu edasi liikuda. No YouTube'is on ka päris palju asju üleval, step by step, kuidas teha. Muidugi üks nagu minupoolne märkamine või kus ma ise olen võib-olla reha peale kunagi astunud ja mida ma nüüd nagu piinliku hoolega jälgin, on vaadata, millal see info on üles tulnud. Et kui see info on natukene vana, siis võib juhtuda, et sa lähed step by step selleks, et nagu nina vastu seina veriseks joosta ja tõded, et see ei tööta enam. Mul oli viimane olukord, kus ma jumala ärritusin. Ma mõtlesin, kas mina olen loll või mis toimub Google Analyticsis, kui tuli see uus Google Analytics välja, versioon 4 vist äkki. Seal kaotati bounce rate ära, vähemalt alguses. Ma ei tea, kas nad nüüd tagasi toonud selle. Ja ma tundsin ennast nagu täiesti lõksu, kes ma olen nagu kaotanud mõistuse, et varem oli siin see nupp bounce rate ja siis kõik juhendid näitavad, bounce rate on siin kohas ja vajuta selle peale, sa saad selle kätte, et nüüd on see engagement rate ja see on kuidagi teistmoodi läbi kalkuleeritud. Olulisem oli paremal viisil, kui lihtsalt see ära põrkamine. Aga jah, vaadake kuupäeva. Nii et ei ole mõtet eelmise aasta saatekavast uudiseid või filme otsida. Jah, järelvaatamine kahjuks selles kohas ei toimi. Aga ma vaatan kella ja ma enam-vähem tean, et millal meil tuleb drop nagu laivi vaatajates ja see on väga kriitiline aeg ja ma näen ka, et meil on hakanud vaatajaid lahkuma, et sinuga kokku lepitud teemad me tegelikult oleme läbi käinud ja mis ma oskan muud öelda, kui et jumala eest tulge õppige Most ärikoolis digiturundust, et tegemist on kindlasti tulevikukindla erialaga. Täna on see koht, kus tööturul seda tööjõudu otsitakse, eriti kui ta on kvalifitseeritud ja värskete teadmistega. Ja suur tänu sulle väga mõnusa vestluse eest, et mina sain ka natukene targemaks ja mõne koha peal kindlustunnet, et ma teen asju just õigesti või just nii, nagu neid peab tegema, eks. Et loodetavasti on teistel ka kasu olnud ja kohtume peagi taas ja hoopis teiste teemadega juba. Aitäh ja nägemist! Aitäh!